Tere kõigile, Müstik Merlia siin, jälle taaskord. Täna meil siis 11. episood teises hooajas. Siis täna räägime asjade edasilükkamisest ja siis peegelduste sari on meil käimas. Et siis kui keegi lükkab mingeid asju, on kolimine või mööbli ümber tõstmine toas, et siis täna räägimegi sellest, kuidas neid asju edasi lükata. Kuidas jõudu kasutada, et lükata midagi enda ees. See oli muidugi nali. Tegelikult me räägime muidugi sellest asjade edasilükkamisest, et me teame, et midagi oleks vaja teha, aga ei hakka sellega pihta. Ja lükkame edasi ja arutame selle teemal, miks me seda edasi lükkame. Miks meie alateadvusele tundub see hea strateegia lükata asju edasi. Just. Ja ma võin kohe ära öelda, miks. Siis ülejäänud aeg võime niisama istuda ja nautida rahulikku järvet. See on väga lihtne. Alateadvus laseb meil asju edasi lükata selle pärast, et see sama asi on seostunud ebameeldivate tunnetega, ebameeldivate kogemustega ja kuna alateadvuse eesmärk on meid hoida heas tervises, heas enesetundes, hoida meie eluohtlikest asjadest nii-öelda eemal, siis ta hakkab leidma igasuguseid ettekäändeid, miks midagi mitte teha, mis tundub ohtlik, aga mis tegelikult ei ole ohtlik. Aga oleks isegi veel kasulik teha, aga siis ongi kasulik asi on seostunud alateadvuse jaoks millegi halvaga ja siis ei saa head teha endale, sellepärast et alateadvus arvab, et sa hakkad midagi halba tegema endale. Ma arvan, et isegi võiks veel sügavamaks minna, et mõnikord on nii, et midagi on väga olulist hinge jaoks teha, aga alateadlikud mustrid põtkivad vastu, kuigi info on täiesti selgelt olemas, et mul tuleb seda teha või et see on midagi, mida ma väga tahan teha ja ikka ei suuda teha, ei suuda alustada mingit projekti või ei suuda. See võib olla isegi lihtne asi, et umbes mul oleks vaja üks telefonikõne teha ja juba mingi äge asi saaks alguse ja ma ei suuda seda ühte telefonikõne lihtsalt näiteks teha. Või mul oleks vaja üks kiri kirjutada ja kogu aeg lükkan, okei, teen homme. Teen homme. Täna ei jõudnud jälle. No, teen homme. Ja niimoodi lükkame enda elu edasi. Oma parimaid loominguid. Jah, et mitte ainult asju, vaid tegelikult, mis on nagu point lõpuks on see, et me tegelikult lükkame enda elu edasi ja seda, mis on nagu meie asi tegelikult teha, milleks me oleme siia tulnud. Ja see on mõistetav, see on loomulik, et ei ma pea kohe endale nagu pipart pähe raputama. Pipart pähe raputama. Või tuhka keelele. Täpselt. No üks must kõik. Ühesõnaga ei pea ennast nii-öelda üle kallama nagu tegelikult sellega, mis ei ole nagu hea. Tuleb ennast mõista, aga samas tuleks liikuda ikkagi, mida siis teha? Et ma isegi tean, et mul tuleb edasi liikuda või ma tahan, et ma isegi ei ole see koht, et ma pean, kui keegi on sundinud mind. Aga ma ise tahan seda teha ja ma ei suuda. Kust peaks siis alustama? Mis sa arvad? Peaks alustama sellest, et kirjutame e-kiri Merliale, et palun sessiooni mulle selle teemal. Ei alustada jah. Ükskõik kellele, kes. Või kellele iganes jah. Ütleme, selle esimene loogika või selline, kuidas öelda, lihtne loogika oleks ju see, et näiteks, et okei, ma tean alateadvusest üht kui teist, tean, et alateadvus on seostunud mingi tegevuse, mis muidu ei ole ohtlik, nagu ebameeldivate tunnetega. Näiteks, ma ei tea, trenni tegemine, et siis kas siis mingid ebameeldivad mälestused kehalise kasvatuse tunnist või kuskilt mänguplatsilt, kus teised olid kiiremad või naersid minu soorituse üle, minu kehva soorituse üle või mis iganes, ühesõnaga. Midagi sellist, kus umbes trenn on seostunud sellega, et ma võin saada halbasid hinnanguid või midagi sellist ja siis ma hakkan nagu edasi lükkama, justkui saan aru, et mul oleks vaja trenni teha
ja vaat ei hakka tegema või kuidagi väga raske on või kogu aeg on niisugune mingi sisemine niisugune nähtamatu sein on ees, millest peab iga kord nagu jõuga minema siis, et hakata siis trenni tegema. Kui juba võib-olla teed, siis juba on okei, aga just et hakata pihta. Ja noh, et see nagu lihtne loogika, et trenniga juhtus mingit asja ja nüüd ma ei saa trenni teha. Nagu sihuke lineaarne loogika, aga me näeme sessioonides sageli, need on ikka palju komplekssemad või mitmekihilisemad. Et see ei ole lihtsalt nii, et noh, trenniga juhtus seal võib-olla veel paarkümmend muud asja, mis selle ümber on. Kas üldse keha, ma saan oma keha juhtida näiteks või kas mul on üldse autoriteet oma keha suhtes. Kui see trenn on kuskil seal, ma ei tea, kuigi keegi näeb mind või noh, et kas ta näeb mind, minu riideid või äkki ma häbenen midagi või no ühesõnaga, et need on sageli nii mitmekihilised need asjad. Mhm. Või noh, mingisugused tobedad mingid strateegiad, mille peale ei tulegi, et noh, et ma tahan õue minna ja siis alateadvus mäletab, et ma ei tohi ise otsustada selle üle, et ma lähen õue, et selle üle otsustas ema või isa või noh, mingi, mille peale täiskasvanud inimene üldse ei tulegi, noh, et 40-aastasena kas ma tohin õue minna või ei tohi, muidugi tohin. Aga siis on mingi sisemine tõrge tekib, et vot kuidagi raske minna, ei tea, miks, aga millegipärast raske. Ja siis ongi mingisugused tobedad lapseprogrammid, kambakesi koos, teevad kambaka Mhm, mhm, mhm. teadlikule taotlusele. Täpselt. Jah, et kuskilt tuleb vaikselt hakata seda nii-öelda lõngakera harutama. Tegelikult on päris ükskõik, kust sa seda harutama hakkad. Et noh, selle meetodiga on seda lihtne teha, et saab kogu aeg alateadvuselt nii-öelda tagasisidet, kuhu suunas liikuda. Et kui seda, kui nagu ise teha kuidagi omal käel, noh, siis kuidagi, ma ei Võib-olla tea, proovida seda päris tegevust nagu sügavamale. enda jaoks seostada nagu noh, nagu kuidagi heade tunnetega või, ja ka seda tehes nagu jälgida ennast, et seda tehes ma kuidagi julgustan ennast või toetan ennast, et ma praegu ju teen midagi head või midagi sellist, et kui seal on palju selliseid seoseid, siis see tegemine võib ka minna selliseks nagu rassimiseks või noh, niimoodi jõu pealt tegemiseks. et kuidagi, et eesmärk on kuidagi siis ümber programmeerida alateadvuse jaoks, et kui ma seda teen, ma tunnen ennast hästi, kui ma mõtlen selle peale, siis ma mõtlen sellest hästi. Ei mõtle nii, et ma pean jälle minema trenni minema, vaid mul on jälle võimalus teha seda või noh, kuidagi enda jaoks nagu see, kui õnnestub. ma, ma ei tea, ma ise olen no, nagu natuke skeptiliseks muutunud seda tööd tehes, sessioone tehes, noh, et kui endale sessioone on tehtud ja tehakse ja kui ma teen teistele neid alateadvuse sessioone, neid holograafilisi sessioone, siis teinekord on need noh, nii läbi põimunud mingid erinevad segadused, et siis tundub, et ma ei tea, kas sellest saab niimoodi läbi minna, aga inimesed lähevad, et noh, ei ole lootusetu ikkagi, inimesed lähevad ja aga noh, see, ma vaatan seda, et kui alateadvus nagu seostub selle millegi heaga või kasulikuga, siis ta hakkab otsima võimalusi selle tegemiseks. Kui ta seostub selle ebamugavusega, mingi hirmuga või ärevusega, siis ta hakkab otsima võimalusi, kuidas seda vältida. Ja noh, mõtle, kui palju lihtsam on trenni teha, kui alateadvus annab märku, kuule, nüüd saaks minna, kuule, nüüd saaks minna, kuule, nüüd oleks hea võimalus minna, mitte nii, et vist natuke tibutab või vihma või praegu on natuke kehva enesetunne või oi, üks tähtsam asi tuli mulle praegu meelde, noh, et kui alateadvus otsib kogu aeg nagu vastandlikku infot või vastandumist sellesse tegevusse, selle asemel, et leida, et kuule, nüüd saaks ju teha või voh, nii palju Mhm. võimalusi on seda teha, noh, ühesõnaga, et see on Ma olen enda puhul tähele pannud, et ma otsin nagu neid asendustegevusi ja see ei ole niimoodi, et ma nagu otsin, mida ma võiksin nüüd teha, vaid see on täpselt niimoodi, et nagu ma panen tähele, et okei, et mul oli ju plaan, et nii, näiteks a la ma tahan midagi arvutis tehtud saada, ma istun arvuti taha ja teen seda asja, mul on nagu täiesti selge plaan. Ja järsku märkan, et
Okei, ma olen nüüd siin hoopis köögis toimetanud päris tükk aega, nii, siis ma läksin kuidagi õue midagi, vaatasin, et seal on midagi vaja teha, siit nipet-näpet, siit on ju, siis ma kuidagi nagu lihtsalt ei pane tähelegi, kuidas nagu järjest keha läheb sinna tegema, järjest lähen, võtan mingi muu asja nagu ette, jah. et nagu ei ole teadlikkust sees või kuidagi ja noh, tegelikult nagu natuke need mustrid juhatavad kuidagi. noh, natuke aitab seda märgata paremini või siis võib-olla saad ka teinekord läbi minna, võib-olla mõnel inimesel õnnestub, kui ongi, nagu sa ütlesid, plaan. noh, et vot ma alustan, ma ei tea, oma päeva, vot need asjad ma teen ära. võib-olla ülejäänud päeva lasen vabaks, aga et vot need asjad ma teen ära. ja kui sa vaatad, et mingi asi on sul seal to do listis juba noh, mingi nädal aega ja 2 nädalat, noh siis see on ilmselge nagu indikaator, et alateadvus töötab sellele vastu. Et Mhm, noh, seal tasuks, kui see on nagu selline süsteemi kriitiline tegevus ka veel, noh, ma ei tea, millest sõltub sissetulek või mingi asi sõltub sellest väga tugevasti, siis tõenäoliselt tasuks nagu investeerida sinna, et see asi enda alateadvust lasta ära muuta või muuta see asi ära, sellepärast et noh, see häirib sind ju iga jumala päev siis või regulaarselt häirib sind, tiksub kuskil kuklas. ma peaks tegema, ma peaks tegema ja tegelikult ei tee. noh, rahu ka ei saa, nii ka ei saa, et ah, ma ei teegi siis ja las ta jääbki tegemata. ja ikka kuskil urgitseb nagu uss seal, et noh, sa ju ikka peaks tegema, see oleks ikka vaja teha või see oleks kasulik teha ja noh, nagu rahu ka ei anna. nagu sa ütlesid, see hing ikka otsib nagu, et seda, et ikka tegema, noh, et ikka teeks nagu noh, et ma ei tea, mis iganes see on siis, ma ei tea, laulu mhm, kirjutamine või raamatu kirjutamine või ikka kogu aeg urgitseb, kuule, hakka tegema, hakka tegema. ja no siis mingid kehvad mälestused, ma ei tea, kirjandi kirjutamisest või eesti keele tunnist või ma ei tea kuskohast, siis ütled ei, mingit asja sa kirjutama küll praegu ei hakka. niikuinii siis saad kahe või teised naeravad või kommenteerivad või annavad hinnanguid sinu kirjutistele või noh, mis iganes, hakkab see mingi siseõõnestamine kuskil varjus. kusjuures võib ka täiesti niipidi olla, et ja ma arvan, et väga paljudel eestlastel on see teema, et kõik peab olema perfektne, enne kui ma millegagi välja tulen. enne kui ma ja isegi noh, ma ütlen, ma ei saa isegi tegema, näiteks a la ütleme, et ma tahan kirjutada raamatut. mul on kõik teema olemas, mul on kõik, noh, kõik on olemas. nii, aga ikkagi see, et tulevad mingisugused sisekõned, et kas ma ikka olen nagu piisavalt hea, kas see teema on ikkagi nagu, kuigi tegelikult ei ole niisugust varianti, et see teema on sul võib-olla läbi kogetud mitmeid kordi elus, millest sa näiteks kirjutada tahad. sa oled saanud kirjandite eest väga häid hindeid terve elu. Ja ikka on midagi sellist, et ma olen teinud endale noh, sessioone võib-olla ja just sellepärast, et sa oled häid hindeid saanud, ongi see, et kas ma saan no nüüd hea hinde jälle. ei, et no nagu, et sa tahad, et oleks täiuslik, enne kui ma sellega nagu päriselt välja tulen. ja ma olen vaadanud sessioonides, et mis tegelikult näiteks minul on siis seal taga olnud. ja noh, ikkagi on nagu mingisugused hirmud nagu hinnangute ees, aga noh, mitte võib-olla õpetajate hinnangutes, aga nagu sõbrannade hinnangute ees, kes ja võib-olla teinekord on eakaaslased. kellega ma üldse enam ei suhtle nagu noh, juba mitukümmend aastat enam ei suhtle. ja nad ei tea ilmselt minu tegemistest üldse midagi, kui mul mingi raamat välja tuleks, nad isegi ei teaks, et mul see raamat välja tuleb võib-olla. mis on noh, see ongi nii absurdne ja siis mõtled, et loogikaga vaatad, et kuule, see ei saaks üldse mõjutada mind. ja ikkagi nagu me kunagi ei tea, mis seal alateadvuses peidus on, mida me tegelikult kardame. ja minu meelest no see ongi, et ja see loomingu väljatulemise asjus, see võib minna täiesti kuhugi mingi lasteaia aega ka, noh, et kas siis, ma ei tea, siis see õpetaja või mõni rühmakaaslane ütleb, oi, sul on nii kole pilt või sul on nii asi, sina seal hoolearmastusega rebisid mm, või joonistasid ja tegid ja oma arust tegid väga hästi ja just täpselt noh, väga ilusasti ja siis teised ütlevad, et see ei ole üldse tegelikult hea. ja keegi ütleb võib-olla näiteks, oo, su pilt on kõige halvem siin meie rühmas näiteks, noh, lihtsalt nagu lapsed ütlevad teinekord niimoodi mhm, otse mhm. niimoodi, virutavad otse, ei aru hellitada jah. saamata, et ta tõmbab teisel nagu eluks ajaks on ju vaiba alt ära, ei julge ta üldse midagi teha või ennast väljendada. Mhm, mhm. No lapsed on väga karmid, ma nägin õpetajana ka seda.
nii et noh, need hinnangud on väga kerged tulema ja nad jäävad kuskile nagu nii, et ei mäletagi tihti neid enam üldse, aga see tunne jääb alles või see emotsioon jääb alles ja siis, et kas ma olen ikka piisavalt hea, kas mul on üldse õigus nagu midagi selles kohas teha. ja mis huvitav on see, et mis ma tähele olen pannud, et eestlased on üldiselt sellised, et nad kogu aeg, et see, mida nad teevad, nad tõmbavad kogu aeg ise natuke maha, see ikka ei ole veel nii hea, et kui nagu vaatad, kuidas nagu paljud teised, nad nagu hästi rahvused. enesekindlad, jah, teised rahvused hästi enesekindlalt nagu, et see on nii hea asi, mida ma teen, see on nagu noh, ütleme, et eestlane ütleb selle kohta, et haibivad ülesse ja siis pärast tuleb välja, et see on nagu võib-olla päriselt, noh, ta on päris hea küll, aga ta ei ole nagu võib-olla nii hea, kui tekstiga siis nii-öelda seda välja öeldi. aga eestlastel on üldiselt tendents pigem oma jutuga oma seda kvaliteeti nagu natukene ikkagi igaks juhuks natuke alla nii-öelda ise nagu Vähendada. tajuvad võib-olla vähem noh, jah, kui seal päriselt kvaliteeti sees on. et see on natukene võib-olla meie noh, rahvuse selline omapära ka ja need tulevad kindlasti meie esivanemate kogemustest ja mustritest. On küll et jah, no me oleme mõlemad muusikataustaga, noh siis ütleme jah, muusikas oleks mingi noh, näide ongi, et kui noh, mingi rahvuse käest näiteks küsida esindaja käest, et noh, kas keegi kitarri oskab mängida ja mina oskan väga hästi. noh, okei, mängime siis hakkab seal pusima mingit paari akordi ja noh, vaevu on ja saab sealt need kuidagi kitarri kaelale pandud ja noh, eestlase käest küsid, noh, et kuidas oskad mängida, ei noh, ma natuke midagi oskan ja siis et no ma midagi siin teen jah, tead. ei noh, ütlevad, oo, ma olen amazing ja ma olen super nagu ja oh, really awesome nagu on ju, et noh, et jah, et aga ehk siis me ei edasilükkamine. no jaa, et ongi see perfektsionismi nagu muster on meie rahvuses sees natukene, mis paneb meid asju edasi lükkama. et noh, Et et see ei me ole nagu valmis veel, et ma ei saa sellega välja tulla või ma ei saa seda alustada, sest ma ise ei ole valmis või minu oskused ei ole valmis, ma pean veel ennast koolitama või midagi lugema või veel midagi või tegema. targem olema või noh, midagi jah, sellist, on ju. et kuigi noh, see, et mis jah. kogemused on, see on juba piisav tegelikult, et võib-olla mõne raamatuga välja tulla, et oma ma ükskord kogemusi. ise märkasin nagu sellist asja, et mõtlesin, et noh, et pigem on see ju, et kui see üldse looming, ükstapuha, mis looming on see raamat või blogipostitus või ma ei tea midagi. et mul tuli ühel hetkel selline mõte, et see pigem on nagu niisugune teekonna kirjeldus, mitte see, et ma jõuan kuhugi mingile tasandile ja siis hakkan selle tasandi nagu vaatenurka siis väljendama, et siis võib olla nii, et noh, ma olen nii sügav spetsialist juba sellel alal on ju, eluaeg nagu spetsialiseerunud. lõpuks on mingi käputäis inimesi, kes üldse aru saavad, mida ma kirjutan või mida ma väljendan, et võib-olla leebem variant on nagu seda teekonda kirjeldada, nagu kuidas sa jõuad sinna vaatenurka üldse või kuidas sa jõudsid sinna nagu. et siis, kui kedagi huvitab see teekond, siis ta näeb pigem nagu seda teekonda, kuidas see teadvus muutus või avanes või avardus sellel teekonnal, et alati on ju teised ka kuskil teel, nad ei ole ju ei hüppa hopsti kuskilt ühest kohast teise mingi nagu tippspetsialistiks nullist nagu ühe sammuga, et see on ka teekond, et noh, siis nagu igasugused, mida iganes sa väljendad siis raamatuga või mingi muu asjaga, et siis sa väljendad oma, et see on pigem nagu protsess, ütleme siis nii. et näiteks jah, ma kirjutan raamatut, see on protsess, ma kirjutan palju raamatuid, esimene on see, järgmine, kolmas, noh niimoodi lähen või kirjutan laule, siis see on nagu protsess nagu kirjutada, mitte nii, et ma pean kohe, ma ei tea, Eurovisiooni võiduloo kirjutama või ma ei tea, mingi superhiti esimesena. enne pole mhm, mõtet välja tulla, kui see ei ole mingi top ühes, on ju. mhm, noh, mhm. aga siis tegelikult on nagu ju seda oskust vaja, laulu kirjutamise oskust või raamatu kirjutamise oskust või ükstapuha mille oskust ja see tuleb pigem nagu praktiseerides või kogu aeg tehes. aitab lihvida jah, nii-öelda. mitte nagu munedes nagu ühe asja otsas. aga kui rääkida nüüd nii-öelda igapäevaste asjade edasilükkamisest, et võib-olla mitte nagu nii-öelda loomingu kontekstis, vaid noh, Mhm. täiesti vahel on vaja nagu mingeid asju lihtsalt on vaja teha ära, on vaja ära teha midagi. ja vot siis ei suuda, ma ei tea, noh.
ma ei tule praegu üldse ühtegi head näidet. Ah, no ütleme sauna ehitamine on ju. Tuba koristada. või jah, nii lihtne asi nagu toa koristamine. Et Jah. ei viitsi üldse, pole energiat täna, ei jõua ja Noh, no aga see lõpuks on siis ka teed. täpselt sama asi, noh, millest me rääkisime. See tegevus on nagu nii vastikuks koolitatud ka mingis mõttes, noh, et Mm. selle ümber on nii palju tõenäoliselt osad, noh, paljudel inimestel niisugust käsutamist olnud. Hästi sa palju pead sundi nüüd tegema ja veel. sundimist ja siis on nagu suure inimesena, sa pead nagu just nagu mingi trotsist läbi minema, noh, nagu mingi lapse trotsist nagu, et oh, viitsi koristada, see koristamine on juba nii vastikuks tehtud, mitte see, et ma loon korda, vaid ma nagu allun mul on siis millelegi. endal hea, eks ju. Mul on endal hea või ma loon hügieeni või korda või midagi sellist, vaid see on tehtud nagu niisuguse sundimisega, noh, nii vastikuks ja siis sa, noh, võib-olla Mhm, mõnel õnnestus see harjumuseks niimoodi koolitada, et ta lihtsalt automaatselt teeb seda, aga väga paljude jaoks on ta lihtsalt väga vastikuks tehtud ja siis mhm, mhm. alateadvus kaitseb meid nagu vastikute asjade eest, et me ei läheks neid tegema ja no siis ma saan aru, et seda tuleks ära teha, aga noh, nii ebamugav tunne on seda tegema hakata. no tõenäoliselt paljude jaoks, kes praegu kuulavad, on see teema nagu hoopis vastupidi, et umbes, et nad ei saa midagi muud enne teha, justkui on koristatud, sest et noh, niimoodi on kogu aeg Sest nõutud nii ja, öeldi, ja kõigepealt tuleb koristada, enne ei hakka raamatut kirjutama, enne lähed köögikorda no vot just. näiteks. Ja, jah, et ma saan alles siis hakata asju tegema, kui kõik on puhas ja siis ongi niimoodi, et kogu aeg läheb tegelikult ainult asjade sättimisele, asjade puhastamisele ja noh, kuskilt koha ikka midagi leiab, et mida on veel vaja puhastada. et nagu ja siis, see on lõputu. jah, see on no, hea näide jah, et enne ma ei saa seda teha, nagu näiteks koristamine oleks nagu eluülesanne tingimused oleks on ette koristada. pandud. jah, et vot sa oled nagu endale mingid tingimused pannud nagu no kas sa justkui, oled sina pannud või sulle pandi lapsena? noh, see ongi see, et sageli just need pole välja mõeldud, need on ju sisse koolitatud. just nimelt need on sisse koolitatud, aga nüüd ma juba nagu nõuan iseendalt neid asju või siis ma olengi noh, loonud selle olukorra, et ma ei saa isegi aru, et need tingimused minu sees panevad mind käituma nii, et ma lükkan asju edasi, mis on mulle võib-olla tegelikult olulised või mis tegelikult minu elu edasi viivad, et noh, see koristamine otseselt ju ei vii minu elu edasi. jah, mul on ma parem kujutan olla. ette, kui mõni lapsevanem praegu kuulab, siis tal läheb nagu hari punaseks, mis ma peaks siis laskma lapsel niimoodi kogu aeg siis oma seapesas elada ja üldse ei nõua talt siis koristamist. See ongi huvitav dilemma. Ma arvan, et tuleb leida ikkagi mingi selline nagu tasakaal, et kuidas see nagu hea tundega siduda, see on nagu minu arust võtmeküsimus, noh, et sellise autoritaarse sundimise asendada mingi muu energiaga. võib-olla kuidagi siis ikkagi leebelt niimoodi peale käia kuidagi järjekindlalt või noh, ma ei tea, et see asi saaks tehtud, aga et ta oleks kuidagi või teha kõik koos, kogu pere koori, ma ei tea, noh, ühesõnaga see ongi nüüd niisugune väljakutse koht või niisugune ma arvan ka, et see on üleskutse. väljakutse koht ja rääkida, mina ikkagi usun sellesse, et tuleb nagu rääkida niimoodi rahulikult. Et mis selle mõte üldse, selle koristamise mõte on, Jah. miks me seda üldse teeme, mis seal taga on nagu noh, et see on hügieen mingis mõttes ka tervishoid ja esteetiliselt on ta ilus, endal on mõnusam puhata ruumis, kui see on korras või noh, ühesõnaga ikkagi rääkida neid ja rääkida seda, asju. et ikkagi kui minu ümbrus on korras, siis minu nii-öelda sisemaailm on ka korras, minu mõtted on, mul on palju kergem nagu see, et mu mõtted on korras, aga kui see läheb nagu juba selliseks, et noh, et noh, nagu paaniliseks, et ma ei saagi mitte midagi teha, kui mul ei ole nagu klantšitud kõik, et see on juba siis nii-öelda noh, see ühesõnaga minu meelest kõiges tuleb leida ikkagi tasakaal ja harmoonia, et Me mul on ju hea hakkame väga korras, aga koristamise maailma läheb jah minema, aga no koristamise asjade maailma jah, edasilükkamine on meil nagu üld nagu teema. See oli lihtsalt näide, see koristamise näide, mis on hea näide, sellepärast et kõik on tõenäoliselt sellega kokku puutunud jah, et see on eluline või näide, enamus. Jah, jah, et jah, aga miks me siis asju edasi lükkame, kui otsad kokku võtta, on see, et see on alateadvuseks vastikuks koolitatud. meie missioon nüüd
täiskasvanuna või on näiteks oma lapsi kasvatades, proovida seda viga vältida, et me ei koolita seda läbi korduste nagu väga vastikuks, et muidu elus on nagu sellega pärast raske toime tulla, iseseisvas elus. jah, ja et lastel ja kõigil teistel oleks oma vaba valik, mida nad teevad, sest et noh, see sundimine võtab ka nagu selle vaba valiku ära ja lükatakse siis asju edasi tulevikus näiteks on ju, See on omamoodi paradoks, et ma võin lapse saada kontrolli alla nii kaua, kui ta kodus on. Aga kui ta läheb iseseisvat elu elama, siis ta ei ole harjunud iseennast juhtima või noh, oma väge tunnetama nendes tegevustes, mis sageli teeb ta väetiks või väetuks nendes tegevustes jah, jah. või nende tegevuste suhtes. Ta ei saa otsustada, millal ta teeb neid tegevusi või millal ta ei tee neid tegevusi, sest kuskil on mingid programmid, mis on läbi korduste sisse harjutatud. jah, ja see võib välja mängida nagu kahtepidi, vastandlikult siis, et üks võimalus on see, et hullult kogu aeg push ib ennast tagant või siis teine, et vot nüüd ma saan teha nii, nagu ma ise tahan ja, Ei tee midagi. jah, ja siis on nagu selline letargia või noh, niisugune natuke destruktiivne koht. Et jah, oluline on, et ikka inimene ise tunneb oma väge, oma autoriteeti, oma tegevuste valikus ja siis tulevikus ei teki seda, et ma lükkan asju edasi ka. Ja, et asjade edasilükkamine, põhimõtteliselt enda elu edasilükkamine, miks seda edasi lükata, et parem hakata elu elama ja mitte lükata asju edasi ja teha oma südamest ja hingest neid valikuid, ennast toetavaid valikuid. Just. Kui vähegi võimalik ja kui ei ole võimalik, siis hakake küsima küsimusi, miks ei ole võimalik. Küll siis tulevad ka vastused. Ja võite muidugi kommentaarides jagada oma kogemusi asjade edasilükkamisest või siis sellest läbiminemisest, edasilükkamise kombest läbiminemisest. Nii et tänud vaatamast, Müstika Merlia ja podcast Peegeldused, nii et vaadake ja kuulake meid jälle. Kohtumiseni! Kohtumiseni!